Olen tähele pannud, et viimasel ajal Jumal annab sõnumeid ja sõnu, mis on lausa nagu, kuidas öeldakse, kuldõunad hõbevaagnal. Need tulevad ja nendes on tavatu suur vägi. Sõnad võivad olla tühjad ja sõnad võivad olla täis, oled sa nõus? Ja mul tundub, et viimasel ajal meie koguduse keskel on ikka varemgi olnud, aga eriti ma panen seda tähele viimasel ajal on see, et need tõesti on sõnad, mis kannavad väge. Väge selleks, et me elu võiks muutuda, väge selleks, et me võiksime elada seda saatust välja, mille Jumal on meile plaaninud. Ja selle tõttu ka see, mida ma just ütlesin, soovitades armastuse teksti ja neid mõtteid taas kuulata ja endasse lasta, on väga oluline. Kui ma küsisin Jumala käest, mis on see sõna, mida sa tahad anda minu kaudu, siis tuli sõna usk, räägi usust. Usklikuna rääkida usust on, ma arvan, üsna nagu selles mõttes ühtepidi lihtne, aga teistpidi ka keeruline, oled sa nõus sellest, et usust võib rääkida väga erineval viisil aga täna ma usun, et Jumal avas mulle ühe sellise teistsuguse natukene lähenemise selles mõttes, et täitsa sellisest tavapärasest tekstist väljaspool, aga tõi selle ometi sinna sellisena sisse. Aga hakkame minema ja vaatame, nagu Mari eelmine kord ütles hästi, mulle see väga meeldis, et vaatame, kuhu me jõuame. Ma loen mõned kirjakohad, sest et Jumala sõna on see, mille alusel me ju siin üldse midagi ütleme või räägime ja mille alusel Jumal avab oma saladusi. 68. aasta tõlge ütleb, aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse, veendumus selles, mida ei nähta, see on siis Hebra kirjas kirja pandud. Ja sama kiri ütleb veel edasi, aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Rooma 10:17. Nii tuleb siis usk kuuldust, aga kuuldu Kristuse sõna kaudu. 97. aasta tõlge ütleb järelikult usk tuleb kuulutusest. Kuulutus aga Kristuse sõna kaudu. On siis kuulutaja ja on ka kuulja. See on huvitav, et see tuleb niimoodi tekstist välja. Peter Nordberg rääkis meil laagris samuti usust ja ta rääkis usu kahest poolest. Ja ta rääkis sellest, või õigemini meie osast siis, et meie osa on uskuda ja vastavalt sellele usule ka tegutseda. Aga Jumala osa on teostada seda, mida me usume. Lühidalt öeldes oli see nii, ta rääkis seda põhjalikult ja võttis selle väga lahti. Jällegi soovitan, meie kodulehel ja YouTube'is on need asjad üleval, nii et olge head, vaadake. Need on pärlid. Nii nagu ma rääkisin siis, kui ma viimane kord siin jutlustasin, et Jumal annab ja kingib oma pärli ja see pärl on see, mis tegelikult meie elu kardinaalselt muudab. Ja ta annab meile võtmeid. Ja selle tõttu ma täna palun, et meil võiks olla hästi, hästi selgelt avatud südaga kuulma seda, mida Jumal tahab selle teksti kaudu esile tuua. Meie osa on siis uskumisel väga oluline. Me näeme seda tekstides, kui Jeesus hakkab sündima või see sünniloo eelne lugu, kus ilmub ingel kahele inimesele, üks on siis Sakarias ja ta ütleb Sakariasele seal, et sinust või sinu ja sinu naise eest siis sünnib poeg ja Sakarias oma, ma ei tea, kas rumaluses, uskmatuses, milles iganes ütleb, et ma ei saa küll aru, kuidas see saab sündida, sest me mõlemad oleme juba nii vanad. Ja selle peale ütleb ingel, et ma pean sul suu kinni panema, et sa seda sündimist ära ei rikuks.
ja Sakarias jääb tummaks. Nii et see näitab, kui oluline on tegelikult see, kas me võtame Jumala sõna vastu, kas me usume seda ja uskuda on seda sellisel ajal vaja, kui meil on olukord võimatu. Kui see on võimalik meile inimestele, siis tegelikult see usu osa on siin üsna väike, oled sa nõus. Aga kui ta on võimatu, siis usu osa on väga-väga suur. Ja sellisel puhul siin ingel lihtsalt ütleb Sakariasele, nüüd on kõik, sa ei räägi ühtegi sõna. Mõelge korraks, meie suusõnadest, Piibel ütleb, mõistetakse meid õigeks või mõistetakse meid hukka. Aga Maarja selle vastu ütleb, et vaata, siin on issanda ümmardaja ja mulle sündigu sinu sõna järgi. Kas Maarja sai aru, kuidas see Jeesuse sündimine ikkagi päriselt toimub? Päris kindlasti mitte. Aga ta otsustas ühe asja, ta ütles, et mulle sünnib sinu sõna kohaselt. Ja see on võib-olla aluseks täna ka sellest, et me võtaksime Jumala sõna, kui see tuleb meile ja ütleme, ma võtan selle vastu. Ma võtan selle vastu. Kui sa loed Jumala sõna ja midagi hüppab sulle sellest tekstist nii-öelda välja ja see kõnetab sind, vaatad ümber oma olukorda, oma suhteid, oma asju ja sa ütled, et ei, ma ei tea, see ei saa sündida. Siis sa tegelikult aborteerid selle, mida Jumal tahab su ellu tuua. Aga kui sa ütled, et ma ei saa aru, kuidas, aga ma tean, et sinu sõna läheb täide, siis sa hakkad panema tähele mingi aja pärast, et täpselt nii läheb. Vanas testamendis räägitakse samuti tegelikult ka usust ja ka sellest, et milline peab meie kui vastuvõtja, ehk siis selle ususõna vastuvõtja olema, see peab olema südame, siis pinnas peab olema pehme ja sellisena, et see Jumala sõna tõesti saaks ja võiks vilja kanda. Hosea ja Jeremia annavad niisugusega moraalse ja praktilise tausta, et kui on hea maa, siis on hea viljasaak ja kui on halb maa, siis viljatu. Ja täna ma tahaksingi rääkida sellest nendest asjadest, mis on takistuseks, et usk, kas ei saa rakendatud või millised on need takistavad tegurid laiemalt. Ja see tuleb tegelikult läbi ühe kirjakoha, mis räägib siis külvajast. Tegelikult on neid kirjakohti 3, Matteuses, Markuses ja Luukases. Ja ta kirjeldab, kui need rõhuasetused ja sõnastused seal on veidi erinevad ja nende erinevuste kaudu me näeme ka seda, mida Jeesus tegelikult välja tahab tuua. Luukas, arst Luukas, tema on selle pannud kirja, ma vaatasin ka, kelle jaoks need kirjad või siis evangeeliumid on kirjutatud või kes on see nii-öelda see sihtrühm, kellele on need evangeeliumid erinevatel viisidel kirjutatud, siis Luukas kirjutab seda kõige rohkem nagu laiale rahvale, kõigile põhimõtteliselt. Ja selle tõttu ma loen ka selle Luuka evangeeliumi teksti ja siis me läheme ja vaatame neid kohti natukene eraldi. Aga kui rahva hulki kogunes, see on Luuka evangeelium, see on 8. peatükis, ja kõigist linnadest Jeesuse juurde tuli, rääkis ta neile tähendamissõnaga. Külvaja läks välja seemet külvama ja külvamisel pudenes osa seemet tee äärde ning tallati ära ja taevalinnud nokkisid selle. Ja osa kukkus kaljule ja see kuivas tärgates, sest seal ei olnud niiskust. Ja osa kukkus ohakate keskele ja samal ajal tärganud ohakad lämmatasid selle. Ja osa kukkus heasse mulda ja see tärkas ja kui see tärkas, kandis see 100-kordselt vilja. Seejärel ta hüüdis, kel kõrvad on kuulda, kuulgu. Jeesuse jüngrid küsisid temalt, mida see tähendamissõna tähendab? Jeesus ütles, teile on antud ära tunda Jumala riigi saladusi, aga muudele inimestele on kõik tähendamissõnades, et nad vaadates ei näeks ja kuuldes ei mõistaks. See tähendamissõna aga tähendab, seeme on Jumala sõna. Teeäärsed on need, kes kuulevad, aga pärast tuleb kurat ja võtab sõna ära
nende südamest, et nad ei usuks ega pääseks. Kaljupealsed on need, kes kuuldes võtavad sõna rõõmuga vastu, ent neil ei ole juurt. Üürikest aega nad usuvad, ent kiusatuse ajal taganevad ära. Mis ohakate sekka kukkus, on aga need, kes sõna küll kuulsid, ent edaspidi lämmatavad neid muretsemised ja rikkus ja elu lõbud ning nende vili ei saa küpseks. Aga mis see heasse mulda, on need, kes sõna kuuldes seda kaunis ja heas südames säilitavad ja kannatlikkuses vilja kannavad. Nüüd vaatame korraks neid erinevaid tee äärde kukkunud seeme. Jeesus ütleb, et kui inimene kuuleb sõna, kuid ei saa sellest aru, siis tuleb kuri ja võtab sõna ära tema südamest. Markus lisab siin, et saatan tuleb kohe ja võtab sõna ära ja Luukas toob nüüd siin sisse selle usu momendi, usu mõõtme. Kurat võtab sõna ära nende südamest, et nad ei usuks ega pääseks. See on siis tee äärde kukkunud seeme. Oluline siin on see, et Luukas selgitab selgelt, et tagajärg on siis see, et usu puudumine on tegelikult selles olukorras täiesti loogiline või ilma usuta ei saagi vastu võtta Jumala sõna. Nüüd teine on kivisele maale kukkunud. Ja ma tahaksin just neid 3 evangeeliumi nagu võrrelda siin ka selles mõttes, et me ei võta ainult ühest kohast. Sest et kaude tegelikult nii Matteus kui Markus ka viitavad usule, nad küll otseselt sellest ei räägi. Ja teine on siis kivine, kus inimene võtab sõna rõõmuga vastu, kuid tal ei ole juurt eneses. Ja kui tekivad raskused ja tagakius ja kiusatused, siis ta loobub. Matteus räägib, et ta taganeb viletsuse ja kiusatuse ajal. Markus rõhutab rõhumist ja tagakiusamist sõna pärast. Luukas aga lisab väga otsesõnaliselt, nad usuvad küll mõneks ajaks, aga kiusatuse ajal nad taganevad. Võt see on üks koht, millel ma tahaksin korraks peatuda ja see kivisele maale seemne kukkumine on, mida me näeme ka kogudustes, mida me näeme kristlikus nagu maailmas laiemalt. Ja see on see, et juur ei lähe sügavale. Juur ei lähe sügavale. Ja kui juur ei lähe sügavale, siis tal lihtsalt üks või teine või kolmas asi, mida siin on ka kirjeldatud, mida ma just ette lugesin, on takistuseks, suureks takistuseks. Nüüd selle juure mitte juurdumisega need asjad, mis meil igapäevaselt ja mille keskel me elame, ma usun, et meil on lihtsalt hea teha endal üks selline inventuur. Selle tõttu, et kui on need asjad, mis meid kuidagi ei lase juurduda, üks nendest on kindlasti see, et me ei võta aega Jumala sõna enda sisse talletada. Me ei võta aega võib-olla selliseks temaga koos olemiseks. Ma olin viimasel nädalal paastusin elus esimest korda 4 päeva. Ja sa mõtled, et pastor polegi varem paastunud. Ei ole, jah. Varem oli 1,5 päeva ja see oli päris õudne. Aga seekord oli nii, et ma tundsin, nagu oma südames mul on vaja paastuda. Ja ma teadsin, et kui Jumal paneb su südamesse midagi, siis sa lihtsalt usus astud välja ja hakkad seda siis tegema. Nii palju võin kirjeldada, et esimese päeva kella 2:30 oli kõht juba tühi. Ja siis ma ütlesin Jumal, et sa pead mind aitama.
et ma ise nagu hakkama sellega ei saa, ma ei ole nagu, mul ei ole kuskilt eriti võtta ka midagi, et lisaaineid või nagu, et saaks nagu kasutada mingeid varusid, nagu kaamlitel näiteks on ju varud näiteks või midagi. Mul ei ole lihtsalt ja siis aga ta tegi mind võimeliseks. Teine üsna nõrk hetk oli tegelikult teisipäeva õhtul. Tein oma väikse tibu trennist ja ta ütles mulle väga sellised huvitavad sõnad, ta ütles, et mida ta tükk aega pole nagu niimoodi ütelnud, issi, mul on kõht tühi. Meil on olnud abikaasa on mul siin, ta võib tunnistada, et meil on alati temaga, või viimasel ajal olnud see häda, et ta päriselt sööks. Ja siis sel teisel päeval oli nii. Ja siis mul oli niimoodi, et kui ma tegin talle meeldivad pesto makaronid või pasta, kuidas täna öeldakse, ma tegin need valmis talle ja panin sinna kaussi ja siis ta jättis järgi üks mingisugune 5 või 6 tükki. Ma ei tea, mis ma oleks ära andnud, et need ära süüa. See oli päris karm. Aga jumal abiga sai ka see päev õhtusse. 3. päeval ma tõusin üles hommikul ja mul ei olnud reaalselt söögisu. Või ma oleks võinud süüa, aga ei olnud otseselt söögisu ja kui sa küsid, et mis Jumal sulle siis ilmutas, tegelikult ta ei ilmutanud selle aja jooksul midagi, aga peale paastu ilmutas küll. Ja see põhiline sõna oligi see, need takistavad tegurid, mis takistavad meie igapäeva usku. Mitte seda usku, mis on selleks, et me elu saaks Kristusele antud. See on üks konkreetne kindel samm, astume selle ja nii. Ja sellest ka suuresti tegelikult ju see kirjakoht räägib, aga mitte ainult. Ja see oligi see, mille Jumal mulle avas. Et tegelikult igapäevane uskumine, igapäevaste asjade või nende üleloomulike asjade, mida Jumal tahab me ellu tuua, nende uskumisel on need samad takistused. Juure puudumine, siis see esimene, mis on siin kivisele pinnale kukkumine, eks ju. Ja viimane on ohakate seas. Siin on rikkus ja pettus ja igasugused muud asjad, mis siin siis kõik selle ära rikuvad. Ja Luukas rõhutab veel rikkust, elumõnusid ja see takistab vilja küpseks saamist. Üks huvitav asi oli see. Ma mõtlen selle peale, et kui sõna kuulutatakse, siis tegelikult selle teksti järgi 1/4 läheb ainult kohale. Ja vahest ma mõtlen, et kas 1/4 läheb meis endas nagu kohale, et me oleme siit nagu 4 lõigatud, või on see nagu inimestena, et 1/4 kogudusest, 1/4 maailmast, et kellele see on räägitud, eks ju, et 1/4. Huvitav. Ja ma mõtlen selle peale, et see 1/4, mis on viimane 4, heasse pinda kukkunud seeme. Ma korraks loeksin seda siin, lihtsalt tegin nagu sellise kokkuvõtte. See on inimene, kes kuulab sõna ja mõistab seda. Kuulab sõna ja mõistab seda. Matteus nimetab siin siis arusaamist või sõna mõistmist ja arusaamist. Sõnaga on selline lugu ka, Jumala sõnaga, et see on kodeeritud tekst. Selle saab lahti teha ja teeb lahti Jumala püha vaim, kui sa palud, et ta teeks sulle sõna lahti. Oled sa nõus? Ütle aamen. Ja, siis on palju parem, ma saan aru, et sa said aru. Et sa oled aru saanud, nagu siin on kirjas. Markus ütleb, et nad võtavad sõna vastu. Vastuvõtmine on meie poolne akt. Peeter Norberg rääkis meile sellest laagrist täpselt samamoodi. Üks on see, et sa kuuled sõna, aga teine on see, et sa võtad selle vastu, ütled, see sõna kuulub mulle. Ma võtan selle vastu. See on nii, nagu keegi annab sulle, ma ei tea, pitsat, et võtad vastu. Ma räägin toidust, saate aru. Et ma võtan vastu selle, see on minu oma. Ja, aitäh. Täna ka, kui sa kuuled seda sõna, võta see endale vastu, enda sisse, enda südamesse. Ja Luukas lisab siin väga olulise detaili tegelikult. Ja see on nüüd tähtis.
need, kuhu heasse pinnasesse on sõna kukkunud, nad hoiavad seda ausas ja heas südames. Ausas ja heas südames. Ja siis nad kannavad vilja vastupidavuses. Aus ja hea süda, mis see aus ja hea süda siin tähendab? No aus kõigepealt, et sa oled Jumala vastu aus. See on nagu, ma arvan, täiesti selge, elementaarne. Sa ei esita talle mingisugust, keda sa tegelikult ei ole. Minust on see absoluutselt absurdne esitada Jumalale mingisugust teist pilti, kes sa tegelikult oled, sest ta teab su juuksekarvade arvu. Mõtle korraks. Juuksekarvade arvu teab, aga seda, mis sa mõtled ja kuidas sa käitud, püüan kuidagi varjata, ei kõla loogiliselt, on nii, olete nõus? Ma ikka vahest imestan pastorina. Enda juures ka. Ikka tahad endast parema mulje jätta. Jumal, siin ma olen. Ma olen teistsugune tegelikult. Heas südames. Hea süda on ka selline asi, mida me saame paluda endale. Ma ei tea, kui hästi sinu südamega luud on. Või kui hea südamel. Mõne kohta öeldakse, et on hea südamega inimene. Oled sa nõus? Mõne kohta öeldakse õudne. On nii? Aga siin on hea uudis on see, et Jumal saab meie südant muuta. Kui sa oled see õudsa südamega inimene, siis Jumal tuleb sinu ellu ja muudab sinu südame ära. Ja see on nüüd usu kaudu täitsa võimalik vastu võtta. Nüüd, siin on veel üks hästi oluline eesmärk või tähendab aspekt. Nad kannavad vilja vastupidavuses. See vastupidavus, ma olen rääkinud maratonist ja ma olen rääkinud erinevatest asjadest. Piibel räägib nagu nendest samamoodi on põllumehest, sõjamehest, sportlasest, need võrdpildid. Need on kõik, ka mida eelmine kord Marin nimetas, Piibel on täis sellest, et me vastu peaksime. Mõni inimene ütleb, et ma ei ole selline, kes suudab vastu pidada. Mina ka ei ole. Ma rääkisin enda seda kogemust, aga ma ütlen ühte asja. Jumal jällegi saab teha sind vastupidavaks. Miks ma tulen selle juurde tagasi, et Jumal saab ja Jumal saab? Sellepärast, et enamus inimesi, kui ma neid nii-öelda tingimusi ette loen, siis ei, mina küll selline ei ole. Mina küll ei suuda. Ja ma peaksin igale sellele kastikesele tegema selle veemärgi, et jah, mul ka. Ma ka ei suuda, ma ka ei saa. Aga Jumal saab, Jumal suudab, usu läbi. Ma saan ütelda talle, ma ei suuda, aga sina suudad minu sees ja minu kaudu. Ja küll ma ei hakka näiteid tooma. Usu eesmärk on tegelikult vilja kanda. Oled sa nõus? Jumala sõna ütleb väga selgelt. Usu eesmärk on vilja kanda. Ja see külvamise tähendamissõna, nii nagu ma ütlesin, ei ole ainult igavikulisest perspektiivist vaadates siis pääste küsimus, vaid see on igapäevase usus käimise kirjeldus tegelikult. Nüüd, kui me vaatame seda teksti, siis siin on hästi oluline see, et jutt käib seemnest. Panete tähele, seeme külvati välja. Nüüd, Jumal räägib usu seemnest. Kui teil oleks, Jeesus rääkis sellest, et kui teil oleks usku nagu sinepi ivake, ehk siis sinepi seeme. Ja ta ütleb, et see on kõige väiksem seeme kõikidest seemnetest. Sulev, oskad sa kommenteerida, kas on nii või ei ole? Sa pole näinud, jah? Nii väike, et ei näe. Sa vaatsid? Piiblis on mingid valed andmed. Vaat Iisraelis võib-olla siis on, sest et siin on, niimoodi on kirjas, on ju. Et ta on väikseim. Väikseim võib-olla ei ole kõige väiksem siis. Üks väikestest igal juhul. Vaata, kui hea, kogudus teab. Eestis on teistsugused reeglid. Vaata, konteksti tuleb alati arvestada. On nii? Igal juhul on ta väike seeme. Ja siis öeldakse seal, et kui see on maha külvatud ja kui see kasvama hakkab, siis tast kasvab suur puu, nii et taevalinnud saavad teha seal oma pesa. See peab olema päris suur. Ma ei tea, ma ei ole sinepi puud näinud, aga ta ilmselt on siis suur.
aga isegi see ei ole tähtis, on ta suur või väike, vaid tähtis on tegelikult see, et seeme ja seemnest kasvab puu. Nüüd usuga on see sama lugu, et kui sõna külvatakse, siis uskuda tuleb nii kaua, kuni vili tuleb esile. Oled sa nõus? Ja nüüd ongi see, et see seeme on visatud maha, nii nagu ükskord räägiti sellest Rootsi elusõna konverentsil, see oli väga värvikas pastor, kes seal rääkis seda, et ütles, et kui sa viskad seemne maha, siis kas on väga tark tegu, et sa lähed järgmine päev, kaevad selle seemne üles, vaatad, kas on kasvama läinud või ei ole. Ilmselt mitte, eks? Või nädala pärast või nii. Sa ootad, kuni see seeme võrsub, tuleb sealt väike roheline väike ja siis natuke oras ja siis läheb, kasvab suureks. Ehk teisisõnu, see Jumala sõna nii-öelda kasvamine meie sees on protsess. See on protsess. Nüüd usku läheb selleks vaja, et me seda nii-öelda kannaksime. Uskudes seda sõna, et see läheb täide. Üsna tihti öeldakse, et kui see ei sünni kohe või kui on, ja paljud inimesed käituvad nii, kui see ei ole see lahustuv kohv, et paned kohvi sinna sisse sellesse tassi ja kohe on kohvi valmis, siis mul kas usku ei ole või see usk ei tööta või mingid sellised asjad. Aga tegelikult Jumal nagu oma sõnas toob välja hästi selged asjad, et igal asjal on oma aeg. Ja nüüd, et see sõna võiks meis idanema minna, on meil soodsat pinnast vaja. Ehk need kõik, te võite pärast seda teksti lugeda ka sellest külvaja tähendamissõnast, vaadata järgi, et ega mul ei ole seal need takistavad tegurid, mis hoiaks kinni, et see sõna võiks kasvama minna. Ma ei tea, kas sul on tulnud sõna, mis Jumala käest, on see mõni prohvetlik sõna, on see, kui sa oled lugenud Jumala sõna ja nii läheb, nii on. Anna käega märku, kui sul on. Mõnedel ikka on olnud. Kui paljudel on see täitunud? Samamoodi käed. Aga kui paljudel ei ole täitunud? Vägev, siis sa oled protsessis. Sa oled kasvuprotsessis. Sa oled selles protsessis, kuhu Jumal tegelikult on mõelnud. Ja ma arvan, et täna Jumal tahab edasi anda selle, et vaatame üle selle oma suhtumise. Sellesse, mida tema räägib meile. Sest Jumala sõna on jah ja aamen, see läheb täide. Kui ta on Jumala sõnaga kooskõlas. Kui sa tahad teise mehe naist või teise mehe või naise meest või kuidas iganes, usu palju tahad, aga see ei täitu nii. Oled nõus? Ja kui täituks, siis see oleks õudne jama. Jah, ütleb külvi. Ja see on tõsi. Me peame vaatama ka seda, et see oleks kindlasti Jumala sõnaga koos kõlas. Aga kui ta on koos kõlas ja sul on mingi sõna tulnud ja kui sul sõna ei ole tulnud, siis otsi seda sõna, et sa selle sõna saaksid, jookse selle sõnaga. Jumala sõna väga selgelt ärgitab meid seda tegema. Sest Jumala sõnad on elavad sõnad. Need hakkavad tegema meie sees ja meie kaudu asju, mida me muidu ei suuda teha. Aamen. Mind see kõnetas, see kirjakoht, väga tugevalt. Ja ma mõtlesin, milline on minu südame pinnas? Milline on see pinnas, kuhu see sõna minu jaoks langeb? Ja ma mõtlesin, ma ei taha olla peale seda paastu aega, ma ei taha olla ükski nendest kolmest, ma tahan olla see hea pinnas. Ma tahan olla see hea pinnas. Et kui Jumala sõna tuleb, siis see leiab õige koha, tal on piisavalt kõike, mida vaja selleks, et see võiks kasvama minna. Ja siis ma palusin kõige tõsisema palve ja see oli see, et mul oleks kannatlikku meelt. Et mul oleks kannatlikku meelt. Et ma usus seisaks, liiguks edasi oma igapäevases elus, oma kõiges selles, kuhu ma olen asetatud, oma tegemistes ja olemistes, ja ma saavutaksin selle vilja, mille Jumal on mulle valmis pannud.
Teate, vaata, me elame selles maailmas, kus on, me elame selles Aktuaalse Kaamera maailmas. No kõik on ümberringi, on info, kõik tuleb. Ja meil üsna sageli jääb vähe aega sellega tegeleda, millest ma praegu räägin. Oled sa nõus? Kas või sellepärast, et me käime tööl ja me teeme oma ülesandeid ja asju ja nii edasi. Ja vaenlane teeb kõik selleks, et Jumala sõna saaks ära varastatud meie elust, meie südamest. Ta teeb kõik selleks. Aga täna minu üleskutse on see, et me teeksime otsuse. Ja võt Jumalaga käies on meeletult oluline üks asi ja see on otsuse tegemine. Otsus temaga koos teha neid asju usus, mis meil on võimatud. Ja selle tõttu ma tahan täna palvetada meie kõigiga koos. Ja palvetada niimoodi, et need, kes täna leiavad, et see ususõna ei ole tema sisse kas jõudnud, ei ole seda soodsat pinnast, ei ole seda järelejätmatust. Kõik need asjad, mida sa praegu oma mõtetes või südames koged, ütled, ma ei ole selline, ma ei suuda, ma ei saa, ma ei tea seda. Ma usun, et sa kuuled oma südames või siis oma hinges. Aga tead, mul on hea uudis. Täna on see päev, kus sa saad ütelda, Jumal, Jeesus, ma tulen sinu ette. Ja ma tahan, et ma oleksin see hea pinnas. Ma tahan, et sinu sõna läheks minus kasvama. Ma tahan vilja kanda. Ma tahan, tee mind võimeliseks. Tee mind teistsuguseks. Ja see on tänase selle lühikese sõnumi või jutluse teine mõte. Sa ei pea ise pingutama, et seda kuidagi endast kätte saada. Sa pead Jumalaga koos tööd tegema. Otsusest hakkab kõik pihta. Jumal ei tee meiega mitte midagi vägisi, absoluutselt mitte midagi. Aga ta tuleb meile kohe, mitte lihtsalt appi, vaid teeb meid võimeliseks. No kas või see, et ma 4 päeva sain paastuda. Ma mõtlesin järgmine kord proovin 10. Ja tegelikult ma kutsun kogudust täiesti selle paastumise teema, see on väga tõsine teema, ma praegu ei saa sellest rääkida pikalt, või üldse tähendab nagu seda avada, aga põhimõtteliselt paastumine ei ole mitte ainult füüsilisele tervisele hea, vaid ta on eelkõige vaimsele. Ja selle tõttu, kui Jeesus räägib paastumisest erinevates kontekstides, siis see on väga-väga relevantne. Aga Jumal saab teha meid nendeks, kes selliseks, nagu me ise kindlasti ei suuda. Ja paljud inimesed küsivad, kas see on tõesti nii lihtne, et ma teen oma otsuse, väljendan soovi ja siis hakkab minu elus juhtuma. Ja enamus inimesi, ma nüüd ütlen absoluutselt kindlalt, enamus inimesi seda ei usu. Täiesti kindlasti enamus inimesi seda ei usu. Miks ei usu? Liiga lihtne. Lihtsalt liiga lihtne. Mul on päris palju ju ka selliseid sõpru olnud, kellega varasemalt ma olen suhelnud ja nad ütlevad, et kristlus on lihtne, see on liiga primitiivne. Ma olen nüüd edasi jõudnud, ma olen nüüd läinud, ma ei tea, 2., 3., 4., kuhu iganes astmestesse ja räägitakse kõikidest kõrgetest jõududest ja muudest asjadest ja see kristlus on lihtsalt, see on nagu laste mäng. Aga Jeesus ütles, et aga te peategi laste sarnaseks saama, lapsemeelseks, et vastu võtta kuningriik, et vastu võtta saladused, nii nagu ta täna ka selles tekstis on. Need on Jumala riigi saladused. Ja see Jumala riigi saladus on ka see, et jah, ongi nii, et kui ma lähen Jumala ette, kes on mind loonud ja ütlen, et Jeesus, aita mind, tee mind võimeliseks, siis mitte ta ainult ei taha seda, vaid ta teeb seda sinu elus. Kes on seda kogenud? Ikka on. Amen. Ja täna me teeme seda, et
me jääks lihtsalt selle teooria või siis selle sõnumi keskseks, me teeme seda, et kõik, kes tahavad, tulevad siia ette praegu kohe. Kes tahavad seda, et Jumal teeks ta võimeliseks selle uue või selle sõna või selle võimatu olukorra võimatu olemise teeks võimalikuks. Nüüd võib-olla sa küsid, et miks sa küsid, ma palun, et äkki kui tuleks mõni meil klahvimängija või ülistusmuusik, kes tuleks ja mängiks. Sa võib-olla küsid, et aga miks sa kutsud inimesi ette, kas me muidu ei saaks sellest osa. Tead, selleks, et Jumalalt midagi saada, sa pead oma tahet väljendama. Ja see on praegu tahte väljendus. Ja ma näen, et enamus kogudusest on ette tulnud. Ja see on see mõte. Me tahame tegelikult saada kätte seda, milleks Jumal meid on kätte saanud. Me tahame selles üleloomulikus liikuda. Me tahame selles liikuda, kuhu ta meid on mõelnud, kavandanud ja planeerinud. Ja see ei tule meie enda jõust, vaid see tuleb Jumala püha vaimu väe kaudu. Ja nüüd, kui ma palun, siis sina palu oma südames. Me teeme ka ühe ühise palve, kus ma palun järgi korrata lihtsalt mõned laused, et teha seda lihtsamaks. Aga eelkõige ma palun, et sa palvetaksid ja ütleksid Jumalale need kohad, kus sa tead, et sa ise kindlasti ei suuda, aga tahaksid väga. Väljendame oma tahet. Isa, me täname sind. Me täname sind selle tänase hommiku eest ja me tänan, issand, et sinul on see elav sõna täna meile kõigile. Et igaüks, kes appi hüüab issanda nime, see pääseb. Issand, sa ei räägi selles kirjakohas mitte ainult igavesest pääsemisest, sa räägid ka pääsemisest meie enese käest, meie enese võimetuse kontekstist. Sa päästad meid, sa lood uueks, sa tood olematud asju otse kui olevaid. Sa teed mitte millestki midagi, sõna läbi loodi maailm. Issand, me täname sinu sõna eest, mis on elav ja mis täna teeb meid sinu omadeks, sest me oleme läbi sõna sündinud sinu kuningriiki. Isa, ma tänan, et täna kõik, kes on ette tulnud, kõik, kes väljendavad oma soovi ja tahet ja ütlevad, issand, siin ma olen. Siin ma olen. Igaüks, kes on täna tulnud, on väljendanud seda soovi, et ma tahan saada kätte selle saatuse, selle, milleks sina mind oled kutsunud. Selle olemise ja inimese, kui sa mind lõid, et sina unistasid minust kedagi, kes selles maailmas on. Ja ma tahan käia selles täiuses, astuda selle sisse. Ja võib-olla ma olen väga kaugel sellest täna, aga ma tahan. Ja see on see tahte väljendus, et me oleme täna siia ette tulnud. Ma tänan, püha vaim, et sa praegu kõnetad meid igat ühte. Ma tänan, et sa teed Nõmme koguduses midagi täiesti uut. Ma tänan, et sinu sõna saab lihaks meie keskel.
ja meie läbi. Palume koos ja ütle minu järgi, see on võib-olla lihtsam ka. Ja ütleme nii, Isa taevas, ma olen sinu ees, sinu poja Jeesuse nimel. Ja sa oled tõotunud, et sa kuuled mind. Sinu sõna räägib sellest. Ja täna ma tulen su ette. Ja ma palun, et sa teeksid mind, et sa teeksid minus selle töö, mida sina tahad. Ma annan oma vaba tahte sinu kätte. Ja ma tunnistan, ise ma ei suuda, aga ma tean, et sina suudad. Sa teed mind võimeliseks, uue lepingu sulaseks. Ma võtan vastu sinu sõna, isegi kui ma ei saa aru. Ma ütlen nii nagu Maarja, mulle sündigu sinu sõna kohaselt. Kõikides elu olukordades, kui sa kõnetad mind, siis ma ütlen, ma ei tea kuidas, aga ma tean, et saab olema, sest sina oled öelnud. Muuda minu iseloom. Muuda minu süda. Luba, et mu süda oleks pehme ja hästi kõblatud. Et kui seeme tuleb, et see saab korralikult kastetud ja see läheb kasvama ja kannab vilja 30, 60 ja 100 kordselt. Aitäh, et sa kuuled mu palvet.